Ma proovin siit ilusasti mööda saada. No nii, sama koht, mis 3 aastat tagasi, aga ma olen lihtsalt vanem. Alustuseks ma ütlen seda, et põhjus, miks uut episoodi ei ole nagu reaalselt 3 aastat tulnud, või 2, ma ei mäleta täpselt, on see, et ma ei viitsinud. See oli alustussõna, nüüd ma räägin täpselt, kuidas sündis minu eelmise aasta kõige suurem hittlugu Oled sa mul peas. Basically, mu sõber, ehk siis Crazy on ju, kirjutas selle loo mingi umbes 2023 sügisel, kui ta lihtsalt oli on ju. Ja siis ma olin nagu, davai, teeme sellest nagu päris loo on ju. Esialgne beat oli klaveri peal. Ja siis ühesõnaga nagu ma võtsin need samad akordid ja asjad ja panin need FL Studios edasi on ju. Ma lasin sa tuled mulle naiseks, enne pean saama ka kaineks. Nii, ja siis me kukkisime loo valmis on ju, me mõtlesime, kurat, võiks midagi lahedamat teha, teeme muisavideo. Teeme ise muisavideo. See oli esimene muusikavideo, mille mina produce'isin. Mina ütleksin, et see tuli esimese video kohta üpriski hea. Basically oli see, et lihtsalt mõtlesime, et võiks nagu teha sellise nagu huvitavama asja vaata. Ühesõnaga selle loo story räägib seda, et on mingi vend, kes on üli kurb on ju, kuna ta on mingi naine jättis ta maha ja midagi sellist on ju. Ja no, ja siis me läksime reisile. Et sellest kõigest paremini aru saada, ma panen selle täiesti algelise video alguse nagu sinna. See on ülisitast edititud, aga pohhui, lihtsalt kannatage ära on ju. Jaa. Tšau, räägi. Joo mees, kurat, me pidime reisile minema ju. Reisile? Mees, unustasid või? Mida vittu? Oi, türa õigus, täiesti. Jaa. Kurat, pannas valmis ne? Okei, toi. Ei, ma ei unustanud, ei. Ma panen asja kokku ja kohe minna, toi. Toi, tšau. Nii, ja siis põhimõtteliselt kogu tegevus toimus Kerannas just nimelt sellel eesmärgil, et me oleme reisil, siis seal toimusid mingi vaheklipid, näidata, et tegelikult kõik ei ole sisemas okei. Et sellel lool on tegelikult päris deep meaning ja ma ütleksin, et see lõpp tuli meil imeliselt hästi välja, vaadates seda, et need shotid, need kaadrid, need olid insanely hästi produce itud. Meil olid nii head locationid. Ma seda silla location pigem ei avaldaks, et tõenäoliselt tartlased teavad seda ise. Aga minu arust see lõpp tuli hea. Kuigi ma peaks ära mainima, et sellel lõpul oli tegelikult üks teine nagu alternative ending ka. Seda me ei filminud, aga meil oli idee, et see kõik lõpeks nagu car crashiga. Aga me ei teinud seda ja mis seal ikka, minu arust see tuli ikkagi hästi välja. Kuna võib mõelda, et see vend, kes seal silla peal siis oli, tema hüppab järgmisel minutil alla. Ja see oli igatahes vaatajale enda otsustada, mis saab. Minu eesmärk ongi see, et teha videot sellised, et vaatajad saavad ise mõelda, mis selle taga on. Mina väga palju ei ütle, see oli esimene video breakdown, nii et ma loodan, et teile meeldis, nägite võib-olla mõndasid unreleased kaadrid ka ja Kohtume võib-olla järgmine reede, võib-olla kohtume 2 aasta pärast, nii et eks vaatame.